Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, käes on märtsikuu teine päev ja esmaspäeva hommik, kell on 11:08. Digitund on eetris tehnoloogia uudistega ja saadet juhivad Hans Lõugas, mina ja Henrik Roonemaa. Ja millest me täna räägime? Räägime täna lõplikult sellel kevadel, ma loodan, Samsungi volditavatest telefonidest, mida me oleme saanud siin oma käega voltida. Ja me räägime ühest suuremast lekkest, nimelt 1,6 terabaiti midagi on lekkinud internetti. Mille poolest see huvitav on, siis saate digitunnist kuulda. Võikame korraga kodumaale ja vaatame, kuidas võid olla isegi väga kuulus inimene Eestis, aga internetipättide jaoks on väga lihtne sinu identiteet kaaperdada ja sinu nime alt müüa mingit väga kahtlast kraami. Ja saate teises pooles tuleme stuudiosse üks külaline, nimelt üks Eesti inimene, kes on professionaal maailma suurimas internetikaubamajas Amazonis kauplemisel ja räägime sellest, kuidas võib-olla Amazonis saab teha kaupa, kui enam päris poes asju ei liigu. Digitund. No nii. Nii nagu me oleme iga nädal vist, ma ei tea, viimased 6 aega peaaegu alustanud või saates rääkinud, siis nüüd räägime siis volditavatest telefonidest. Tõesti. Kas me oleme, ma arvan, mina ja sina, Hans, oleme ainsad inimesed 2 Eestis, kes räägivad volditavatest telefonidest. Üks on veel. See üks kolmas inimene veel, temale me kohe helistame ja räägime. Aga lühike sissejuhatus siis, miks me jälle sellest peame rääkima, on põhjus selles, et Samsungi volditav telefon on nüüd ametlikult Eestis müügil, Eestis kohal, Eestis saadaval, kui sa oled huviline, mine vaata järgi. Ja me jagame oma arvamust siit sellest Samsung Galaxy Z Flipist kohe, aga nagu ma lubasin, meil on liinil Martin Mets, tehnoloogiaajakirjanik Geeniusest, kes on ka seda telefoni voltinud mõnda aega ja kasutame võimalust. Ja Martin, kas sa oled kuuldel? Jah, tere hommikut. Väga tore. Kuule, kas sa räägid praegu volditavast telefonist? Kuule, ei räägi sellepärast, et ma pean selle kahjuks ära andma. See on Eestis nii kuum kaup, et see siin, on vaja kohe järgmisele inimesele edasi anda, et saaks edasi voltida keegi teine. Samsung saatis ka traditsioonilise pressiteate, et Eestis müügile tulnud volditavad telefonid müüdi välja, aga ei ole ju teada, et kas neid oli siis 1, 0,1, 10, 100, 100 000, aga keegi on ostnud Eestis järelikult. Aga mina olen ainuke siis teist 2, kes ei ole seda näinud, sest ma olin eelmisel nädalal ära. Ma saan aru, Martin, et meile kontorisse see laekus ja sa seda kasutasid. Kas sa võtad praegu oma isiklikud 1499 € ja lähed seda ka ostma? Kas mulje oli nii hea? Kindlasti ei lähe, aga samas see on kõige huvitavam telefon üle ma ei tea, mis aja, mis on mu käes olnud. Aga ma kindlasti ei läheks seda enda rahast ostma. Ütle, Martin, kas sa mäletad, kui sa viimati oma käes hoidsid kokku volditavat telefoni, mitte volditava ekraaniga, aga sellist klapiga telefoni? See oli ikka väga ammu, seda ma ei mäleta, aga tunne on sama, tegelikult on täpselt sama klapiga telefon. Lihtsalt see ekraan on terve selle klapi aluse ulatuses, pluss seal ees on ka veel muidugi see väike ekraan. Kas on nagu, kuidas see sinu nagu kokkuvõte on? Okei, ta on huvitav küll, aga sellega sellist igapäevast elu elada. On see sinu arvates tüütu või mitte, et sa pead iga kord, kui sa tahad midagi telefoniga teha, pead hakkama seda lahti voltima? Pärast sellist 5 päevast katsetust on niiviisi ikkagi, et see on veel huvitav. Aga reaalsus on see, et sa ikkagi kasutad seda telefoni nii nagu tavaliselt kasutame neid telefone. Selline suur lahmakas ja niiviisi lahti asendis. Ja kui sa niiviisi lahti asendis kasutad seda, siis see on ju samasugune telefon, välja arvatud see, et tal seal keskel see, kus voltimise koht on. Et midagi ei ole veel katki läinud, hinged ei kriusu, kõik on veel korras. Aga seal keskel on selline väike nõguskraab, mida sa iga kord, kui sa seal sõrmega tõmbad üle ekraani, sa tunnetad, et nüüd sul mingi veider asi juhtus, sõrm käis sealt kraavist läbi. Et see on nagu, see Z-Flip on ikkagi selle toode, mis näitab, et need volditavad telefonid tulevad, need on olemas, valmis, aga
ta on ikkagi selline väga äge prototüüp, millega veel mängida ja kindlasti on see, kui sa ostad selle telefoni, siis ainuke variant on see, et milleks on äge, on see, et kõik näevad, et sul on nii uhke asi, nii äge asi, see on teistmoodi asi. Jah, et eputamine heas mõttes nagu eputamine vanasti oli ju ikkagi väga oluline see, et sul oli see kõige uuem telefon ja siis kõik kogunesid vaatama, et kas see ongi see. Ma ei tea, kas sinu ümber tõenäoliselt ka inimesed käisid, Martin? Ja, oli küll. Ja. Aga ma tahtsin ühte asja rääkida sellest, et see kasutuskogemus selle ümber, ekraani ümber on tegelikult selline metallist raam, mis on selline millimeeter või 2 kõrgem. Ega see ka mugav pole. See on tundub nagu selline vanaaegne telefon, kus on selline ekraani ümber on veel raam, et mingid asjad on veel sellisest nagu vanast ajast kaasa tulnud. On ju nii, et see raam on selle jaoks vajalik, et kui sa oled kõne ära lõpetanud, näiteks praegu lõpetad kõne ära, siis sa plaksuga lööd oma telefoni kinni. Vihaselt. Nii et käib siuke, see raam ongi selleks, et ja, see on selle klapiga telefoni fenomen, et sa saad kõnet lõpetades teha sellise korraliku statemendi ikkagi, et see oli midagi erilist, et ma nüüd lõpetasin selle kõne nagu lõplikult. Aga Martin, vaata selle Samsungi telefoniga, eks ole niimoodi, et ega temast väga palju nagu telefonina ju rääkida ei ole, et tema sisu on väga sarnane ükskõik millisele teisele Samsungi tipptelefonidele. Tõenäoliselt kaamerad on väga sarnased, eks ole, protsessorid, kõik on sarnased. Et ainuke asi ongi see ekraan. Kas selle telefonil, kas sina tuvastasid selle aja jooksul nagu mingi probleemi, mingi sellise objektiivse asja, mis sunniks ütlema, et no vot ei saa osta, sellest vaost sa juba rääkisid, aga see ei tundu nii suur asi. Ei ole tegelikult, selles mõttes, et see on täiesti tavaline ja töötav telefon. Tal ei ole ühtegi asja, mis oleks tal probleem. Kaamera on hea, tal on see topeltkaamera lahendus ja see on see lainurk ja kõik on täitsa äge. Saad selfisid teha nende kaameratega ka, mis on seal taga. Nii et see väike ekraan, mis on seal telefoni ees, kui see klapp on kinni, siis sa näed enda pilti seal. Selline ekraan. Lukuaugust näeb midagi, jah? Ja ei, sa näed, sa saad kadreerida, aga sa saad teha paremate kaameratega, saad teha endast selfie. Sina, Ants, ju oled ka neid ise proovinud, ma saan sattusin aru. Poes siis, mitte küll Eestis, aga poes sellises poodi, kus oli väljas nii Z Flip kui ka Samsungi eelmise aasta mudel, mille nimi on Samsung Galaxy Fold. Ja Martini jutule pole mul selles mõttes Flipi kohta midagi lisada, et mul on väga samasugune mulje jäänud sellest 10 minutist. Küll aga ma kõrval siis hoidsin sellist telefoni, mis näeb välja muidu nagu tavaline nutitelefon, aga käib lahti siis mööda seda pikemat külge hing. Nagu raamat. Ja muutub selliseks suuremaks ruuduks, mis oli minu arvates nagu palju parem mõte, sellepärast, et kui ma telefon on kinnises asendis, 2 klappi koos, siis ma saan pisikselt ekraanilt surfata nagu, ma ei tea, selle 4-tolline või nagu ilgelt vana iPhone. Ja siis, kui ma näen mõnda põnevat lugu või artiklit või e-kirja, siis klappi teen lahti ja loen suuremalt ekraanilt pikemalt seda. Siis nagu lisaväärtus sellel voltimisel on palju selgem, kui minu arvates sellel, mis nüüd siis Eestis on müügil, see Z Flip, mille põhiväärtus on see, peale selle edvistamise on see, et sa saad taskus ja taskus võtab vähem ruumi. Aga kas ta võttis vähem ruumi, Martin? Et kui ta on ikkagi peaaegu ju 2 telefoni paksune või ei ole? On ju? Ja, võt seda paksust ma ei pannud üldse tähele. See on tegelikult väga mugav, et tal on selline puudridoosi formaat, et sa paned tasku ja sa tegelikult ei tunneta seda niiviisi. Sa arvaks, et see on nagu selline paks ja vastik, et oi, nüüd on siin, mul nüüd peast ei tea, aga mis ta võib olla. 16 millimeetrit või midagi sellist, et see ei ole tegelikult selline vahe, ta on lühike ja hea. Aga üks asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et tahad teda kasutada niiviisi, et ta on natukene volditud, et kuna sa saad. Aga see on üks suur probleem on see, et need mõlema ekraani vaatenurgad, ikka see ekraani tehnoloogia on kuidagi seal ka natuke nagu vanemast ajast, mulle tundub, mis sinna on pandud, kuna seda on lihtsalt, ilmselt pole võimalik panna seda kõige paremat. Ja need vaatenurgad on sellised, et sa päris sageli mõlemat ekraani tegelikult normaalselt ei näe. Sa mõtled jah, niimoodi, et 90 nurga all hoida telefoni sellises nagu... Ei või isegi 90 olema, isegi mõned natukene 20-30 niiviisi, et see on äge, sest sa saad seda panna niiviisi. Ja see üks ekraan, sa näed, see ekraani pilt nagu vajub ära selle nurga alt. Martin, kuule, aitäh sulle selliste esimeste muljete eest ja soovime kõigile edu siis voltimisel, kellel on võimalik voltida. Aga digitund läheb siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
digitund läheb edasi ja pöörame korraks pilgu kodumaistele uudistele. Sotsiaalmeedias leiab väga palju põnevat ja kuna valimised on Eestis veel lähedal ei ole, aga järgmine aasta neid palju, siis pole ime, kui sotsiaalmeedias näeb ka poliitikuid üha rohkem, aga seda on nutikalt ära kasutamas väga huvitavad ärimehed, petturid, kuidas siis öelda, inimesed nagu, kes kannab nime Sven Vlad, sellise nimega kasutaja, postitab Instagramis, et ta on tohutult tegus valuutakaupleja, kutsub kõiki enda äriga liituma ja panustama ja miks ma sellest kõigest räägin on see, et Sven Vlad näeb välja üks-ühele nagu Sven Sester, kuntud Eesti poliitik ja Sven Vladi Sesteri näoga mehe kontot uurides ja vaadates on tema Instagram täis erinevaid kaadreid sellest, kuidas ta esineb valitsuse ümarlaual ja seminaridel ja igasugustel muudel üritustel, aga see kogu pildiseeria on täidetud siis lisaks ülekutsetega, et tulge ja ostke krüptovaluutasid ja Forex kauplemisega liituma. Ehk siis on hea näide sellest, kuidas Sven Sesteri identiteet on lihtsalt kaaperdatud, tema nägu ja teod on pandud valesse keskkonda ja nii meelitatakse inimesi oma raha üle andma kellelegi tundmatule. Ja miks selline asi on juba aasta, vist 3-4 aastat oli see konto aktiivne. Sven Sester ise siis nägi seda ja ütles, et tema jaoks on võimatu sellist asja avastada. Väga tihti inimene ise ei näegi, et tema identiteet on varastatud, sellepärast et see pettur, kes tema näo ja nimega oli oma konto üles seadnud, oli siis Sesteri enda ära blokeerinud, nii et sellel Sven Sesteril endal pole võimalik isegi näha, et keegi on tema identiteedi kaaperdanud. Selline väga jultunud ja lihtlabane trikk, kuidas siis kellegi teise nime alt müüa usaldust. Te ei saa usaldada midagi, mis sa internetis näed, jah? Jah, väga hea. Ja kas sina ka juba internetis pakud midagi müüa? Võib-olla. Ja võib-olla midagi. Täpselt. Hea uskselt inimestele kuskil mingil saidil soovitan midagi. No me ei ole muidugi õnneks rahvusvaheliselt tuntud, et ma kujutan ette, et kui sa oled ma ei tea, mõni jalgpallistaar, et siis see probleem on väga suur, võib-olla sinu jaoks. Aga siin on päris palju olnud neid, kus on Eesti, Erki Nool oli vist ka. Ja oli see terve see kampaania oli, jah. Ikka lihtlabaselt võetakse inimese nägu ja nimi üle. Jaa, eelmisel nädalal jõudis avalikus ette üks huvitav selline, ma ei tea, kas öelda leke selle kohta, või selline huvitav juhtum, et on olemas maailmas selline sait nagu onlyfans.com ja põhimõtteliselt on tegu nagu, kuidas ma ütlen, nagu Instagramiga, kus inimeste jälgimise eest tuleb neile maksta. Ehk et kui sinul näiteks tasuline Instagram ja mitte sellele firmale siis, eks ole, maksta, nemad võtavad sealt oma kümnise nagu ikka, aga et see raha läheb siis inimestele, kes neid pilte seal postitavad. Ja kui see alguses kuidagi oli vist mõeldud paremini, siis väga kiiresti selline kodukootud täiskasvanute meelelahutuse tööstus avastas selle võimaluse. Ja siin on tekkinud põhimõtteliselt selline kuskil 20 miljoni kontoga seltskond, kes võtavad tüüpiliselt selline paarkümmend eurot kuus selle eest siis oma pilte ja videosid inimestele näidata. Ja inimesed meeleldi vaatavad seda ja et see firma ise ütleb, et nad on 400 miljonit maksnud tasudena siis oma nendele nii-öelda sisutootjatele välja. Eelmisel nädalal oli siis üks leke sealt, kus avalikus ette jõudis 1,6 terabaiti fotosid ja videoid. Valdavalt siis, ütleme, et seal OnlyFansis on ka sisu näiteks mingid personaaltreenerid ja mingid sellised tüübid, aga no ütleme, et neid ei ole enamus. Enamus on need teised. Ja ega lekkinud oli ka ikkagi, olid need teised, et mitte personaaltreenerite videod, vaid siis mingid muud videod. Ja mis on lihtsalt huvitav, et alguses sa arvad, et see ongi selline tüüpiline häkkimise juhtum, aga firma ise väidab, et ei ole, vaid et see on üks nendest juhtumitest, et kui sa paned midagi internetti, siis arvesta sellega, et see võib minna päris avalikuks. Ehk kasutajad ise on väidetavalt neid sealt siis fotosid ja pilte maha laadinud ja siis nad leiavad kuskil internetis mingisuguse koha, mingid foorumid, kus nad siis vahetavad omavahel. Näed, mul on see, eks ole, mul on too, vahetame. Ja siis see põhimõtteliselt aastate jooksul on siis kokku kompileeritud selline suur terabaitidesse ulatuv kogum, mille nüüd siis keegi on kokku pannud. Ja see on huvitav, et seal on ka terve hulk eestlaste kontosid muide. Meil on siin tõsielustaare ja ka muid inimesi. Et ma ei tea, kas nad seal lekkes ka on. Aga see, mis sa ütled, see ei ole siis andmeleke selles mõttes, aga pigem, et
kui meil meediaettevõtted kaitsevad maksumüüriga oma sisu, et jah, mina tellin Postimehest ja sina tellid Delfit ja siis me leiame internetis sellise salakoha kuskil mingis underground foorumi ja seal vahetame. Mina annan sulle oma Postimehe artiklid, sina annad mulle oma Delfi artiklid. Äriliselt ma saan aru, et ikkagi see on konkreetne põnts, aga sisuliselt see ei ole ju siis nii-öelda privaatne info, ei saanud avalikuks on ju, kuna see inimesed no ta oligi avalikuks mõeldud, lihtsalt tead, nüüd saab tasuta ligise. Ma arvan, lõppkokkuvõttes on see hea reklaam, aga selline huvitav juhtum, et kehtib ikka see, et kui sa paned midagi internetti, ükskõik mis sulle lubatakse selle kohta, siis arvestad, et see on tegelikult ikkagi päris avalik. Ja see on ka huvitav selles mõttes, et iga leke, mis kõlab sellena, ei ole tingimata turvaauk, mingisugune kuskilt varastatud andmed pahatahtlikult või kogemata, vaid siis see on su ärimudeli, see on leidnud keegi tagaukse. Et mina olen tellija, ostan sult ühe hinnaga ja siis jagan seda edasi. Aga võib-olla ka lõpuks, et see kõik on üks hea turundus. Ja kui me veel leketest räägime, siis eelmisel nädalal kirjutas üks Hollandi päevaleht ka lekkinud dokumentidele viidates, et Euroopa Komisjonil on plaan sundida telefoni ja tahvelarvuti tootjaid tegema need ikkagi sellised tooteid, kus kasutaja ise saab akut vahetada. Ja probleem on ametlikult siis nagu keskkonnapõhjus, et see hoiab, ma ei tea, kui mitmeid miljoneid tonne elektroonikajäätmeid aastas kokku, sest praegu on ikkagi see, et kui ma vaatan ka oma telefoni või sina vaatad oma telefoni, et vanasti need kaaned käisid tagant ära, eks ole, sai aku välja võtta ja panna uue, siis nüüd on see ju täiesti kinnine. Küll on see plaan mitmes mõttes minu arvates väga imelik. Esiteks me ei tea, kui tõsine see plaan on, et on tavaliselt ei ole tulnud ja väidetavalt siis pidid nüüd märtsis-aprillis Euroopa Komisjon tulema sellega välja. Aga tegelikult need akud ju on vahetatavad. Lihtsalt me ei saa seda ise teha, et sa võid minna kuhugi hooldusesse, kui see aku ära väsib ja panevad sulle sinna uue sisse ja see ei ole isegi absurdselt kallis. No võt jah, üsna selge on see, et kui need akud oleks inimese enda poolt vahetatavad, siis telefonid oleksid suuremad, paksemad, kehvema akuga, väiksema akumahus. Jaa, sest teine asi on see, et tänapäeva neid akusid on küll paljud telefonid, kus see aku on samasugune klots siin tagakaane sees, nagu ta vanasti oli. Aga kui te näiteks vaatate sülearvutite siis, või ka need uued volditavad telefonid, akud võtavad seal sees väga huvitavaid ja imelikke kujusid ja nad ei ole enam sellise ühe klotsina tehtud. Et võib-olla see on mingi selline Euroopa Liidu läbirääkimistaktika kuidagi nende suurtega, midagi sellist. Sest ma ei usu, et see liigutus nüüd kuidagi õudselt päästaks meie keskkonna või mingit väga suurt mõju avaldaks. Võib-olla on võimalik sundida need tootjaid tegema seda akuvahetust näiteks odavamalt või seda kuidagi standardiseerima. Et vaatame edasi. Aga igatahes me läheme siit pausile ja siis jätkame internetikaubanduse teemadel. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, digitund on tagasi eetris ja meil on suur rõõm tervitada oma stuudios nüüd ühte külalist, kelleks on Mihkel Moosel, tere! Tervist! Mihkel Moosel on meil külas sellepärast, et me tahaksime väga rääkida ja Eesti kuulajatele tutvustada sellist imelist suurepärast maailma, mis on Amazon ja Mihkel Moosel, sina oled üks Eestis selliseid edukamaid Amazoni eksperte. Ma loetlen kokku kuulaja jaoks selgituseks, miks me sind kutsusime, et esiteks sa ise teed äri, müüd Amazonis kaupa ja teiseks aitad Eesti ettevõtteid siis oma kaubaga sinna müügile, on nii? Täpselt nii, jah. Alustame siis kohe sellest, et kui sa ise oled Amazoni kaupmees, mida sa müüd Amazonis? Minu nišš on, mul on 2 brändi ja ma ei saa täpselt öelda, mis need on, sest et Amazoni müüjate seas on selline asi, et väga ei soovi avalikult terve maailmaga jagada oma tooteid, sest see on mõnes mõttes ärisaladus, aga üks neist on sellises teaduslikus, industriaal ja scientific on selline kategooria nimi, natukene selline keerulisem teema, keemia ja muude selliste asjadega seotud ja teine on selline natuke lihtsam moega seotud asi. Aga need on asjad, eks ole, ikkagi füüsilised mingid asjad? Need on füüsilised asjad kõik. Kus sa neid saad? Üle maailma, et enamus tootmisest minu puhul on USAs
et minu enamus tootjad on USAs ja siis 20% umbes on Hiinas, aga enamus Amazoni müüjate esimene tootja või tehas, kus nende kaup tuleb ja enamus Eesti suurtel müüjatel samuti tuleb tegelikult Hiinast kõik. No, me tahame sinuga koos rääkida täna sellest, et kuidas näiteks maailmas möllav koroonaviirus kogu seda ahelat mõjutab, aga ma ei lase veel lahti esimesest küsimusest, et me ju enne üritasime sul pinnida, et Amazonis ei käi niimoodi, et iga nagu turundussõnum on hea sõnum, et kui sa igale poole välja ütled, et mul on see pood, minge vaadake seda, et see ei olegi hea, sa ei taha seda avaldada oma poe nime. Ja selleks on peamiselt 2 põhjust, et esiteks see põhjus, et kui ma ütleksin välja oma poe nime ja kõik tooted täpselt, mida müüme ja sinna tuleks nüüd 100 inimest kas või vaatama neid tooteid, siis see tähendaks seda, et Amazoni algoritmis, Amazoni kataloogis ma tegelikult kaotaksin positsioone, sest inimesed käiksid vaatamas, aga ei osta ja Amazon annab sulle eelist või positsiooni juurde siis, kui inimesed just ostavad. Nii et erinevalt tavapoest sa ei taha, et inimesed niisama käiksid nii-öelda brausimas sinu poes? Ja ma tahaksin, et käiksid ainult need, kes on sooviga osta. Okei, ja teine põhjus kindlasti on see, et see on nii hea kraam, et kui kõik eestlased nüüd kuulevad digitunnist, mis sa müüd, siis kõik hakkavad neid sinu teaduslikke keemiavidinaid ka müüma ja siis sul on kehvem olukord, jah? No oht selle jaoks on küll, jah. Kuidas sa jõudsid nagu selleni, et ma saan, et see äri on selline, et sinul on oma siis nagu pood ja bränd seal Amazonis ja kuskilt tulevad need tooted ja jumal üksi teab, kas sa üldse oled neid füüsiliselt kunagi näinud või selle tootmisega kokku puutunud, et sa oled lihtsalt selline internetis istuv vahendaja või on see nagu kuidagi teistmoodi, kuidas see käib? Ja ma liigitaksin Amazoni müüja mitmesse arenguetappi, et alguses sa tõesti oled lihtsalt vahendaja, et sa põhimõtteliselt on olemas erinevad tarkvarad, millega sa saad siis määrata ära nõudluse suuruse turul, et kui palju juba mingis nišis kaupa müüakse ja siis kui sa näed, et seal konkurents näiteks ei ole väga tugev, näiteks ei ole pildid konkurentidel head või näed, et review'd on kehvad, ehk siis nad ei ole seda turgu piisavalt hästi vajadusi ära rahuldanud, siis sa leiad ise tootjad enamjaolt Hiinas, sest see on kõige odavam. Ja sa leiad internetist või sa pead kohale minema? Alibaba kaudu. Okay. Alibaba või siis Google'i kaudu otsid, et on ka teisi, kes otsivad näiteks Indiast või Vietnamist ja mujalt, aga peamiselt Hiinast. Ja siis sa leiad selle sarnase toote, sa teed ta nii-öelda oma brändiks. Aga toode on juba valmis, nii-öelda, et sa lihtsalt paned logo peale või? Või sa võid öelda hiinlastele, et tehke mulle selline ruuduline vidin, palun? Põhimõtteliselt jah, et see on selle arenguetapi esimene samm, et sa teed, põhimõtteliselt võtad selle toote, paned oma värvi, oma brändi, oma karbi võib-olla teed ka ja paned müüki ja proovid siis seda unikaalselt turundada. Aga ma täpsustan, sa mitte ei pane siin oma nime ja brändi peale nii-öelda oma kätega Eestis tootarendust tehes, vaid siis sa tellida oma sellelt allhankijalt kuskilt Hiinast, et palun värvige punaseks ja pange sinna peale Made in Estonia. Made in Estonia ei saa panna, et see on seadusvastane, peab Made in China olema, aga põhimõtteliselt ta paneb selle värvi, ta paneb selle brändis, saadab sulle pilte, kui sa tahad, saadab sulle näidise ja siis tegelikult see kaup minu käest Eestis kunagi läbi ei käigi, see lähebki otse Hiinast Amazoni ladudesse, kas siis USAs, Kanadas või siis Euroopas. Ja kas sa ise oled oma seda kaupa üldse käes hoidnud, mis sa müüd või? Mul on kõik kaubasid olemas, kõikidega katsetame, kõigega proovime, et see viib tegelikult järgmise arenguetapi juurde, kui sul juba piisavalt hästi läheb, siis mingil hetkel sul tekib natukene kapitali ja nüüd selleks, et su konkurentsieelis säiliks, et iga suvaline järgmine inimene ei tuleks sinu turgu üle võtma sinult, siis sa hakkad tootearendust tegema. Et siis hakkad rohkem investeerima selles, et okei, äkki me teeme pakendid või instruktsioonid kuidagi lihtsamaks ja paremaks, äkki me lisame mingi vidina juurde ja nii edasi. Ja siis on see tegelikult juba nagu tootearendus. See kõlab nagu üks ülimalt realistlik arvutimäng, sest istud arvuti taga 9-5, et kuskilt tellid kuhugi müüd, teed tootearendust, aga päris rahaga ja päris inimestega. Kaua sa oled sellist asja teinud juba? Mina olen nüüdseks müünud 4 aastat. Ja ma küsin väga otse, et sa vasta, kuidas saad, aga kas sellega on võimalik siis nagu ka teenida rikkaks saada? Palju see müügi ja ostu-müügi vahe on? Et kui suur võimalus seal on? No, eks ta ole nii nagu iga ettevõttega, et niisama taevas seda raha alla ei saja, et alguses tuleb ikka päris palju pingutada, et minul läks esimesed 3 aastat ikka, kui ennem rääkisime 9-5 töös, siis läks 9-9 tööd, umbes 3 aastat, enne kui ma jõudsin sinnamaani, kus nüüd on nagu
oluliselt vähem ja mõnes mõttes nagu kuu aega võib-olla vahepeal ei peakski tööd tegema, kui ei taha. Aga jaa, et absoluutselt, et siin Eestis on päris mitme miljoni käibega ettevõtteid. Selle nimi muidu tavainimeste keeles on puhkus, kui 1 kuu ei tee tööd. Puhkus, jah. See on isegi seaduses ette nähtud Eestis. Aga kui sa ütled, et sa müüd nüüd kuhugi, siis pigem sa ütlesid, on ameeriklased, et see Ameerika turg on see, kuhu müüakse või? On mitu turgu, sõltub nišist, sõltub toodetest, et minu enda kaubad müüvad kõige paremini just USAs ja Kanadas, aga Eesti kliendid, kellele me oleme siiani teenust teinud, et kõige parem turg on Saksamaa. Kui erinevad need on, et Amazon, ma võtan nüüd sellise tavalise tarbija ostja seisukohalt, ma avan Amazon.com-i või Amazon.de või KUK, eri poed, eri hinnad, eri müüjad, kas see on, sina kui kaupmees, kas sinu jaoks on täiesti eri kohad need või? Eri moodi kliendid, sa ühte teenindad, ühte poodi, ühte mitte, need ei ole kuidagi ühendatud? Ühendatud on nad niimoodi, et ühendatud on Kanada, USA ja Mehhiko, ehk siis ja USA ja Kanada on tegelikult ka ostjaskonnalt üsna sarnased, nad käituvad üsna sarnaselt, nad reageerivad piltidele, tekstidele, rohkem värvi, rohkem emotsiooni, üsna sarnaselt. Euroopa on jällegi ühe lipu all ja siin on siis natukene kultuurilised eripärad, on ju, et Saksa klient näiteks tahab rohkem, et sa paneksid piltidele iga sertifikaate peale ja tooksid loogilise tõestuse, miks sinu toode on parem kui teistele, on ju. Aga siis ka kõrgemat hinda küsida. UK-s näiteks on see, et sa võid panna neid sertifikaate palju sa tahad, aga inimesed ostavad enamalt ikkagi hinda. Et ikkagi on erinevused olemas ja sa pead iga turu jaoks enda selgeks tegema, kuidas see klient tegelikult mõtleb. Ja kuidas sa selgeks teed, on see, et sa loed näiteks kliendi arvustusi, review'sid, kui sa loed 1000 review'd läbi, 1000 arvustust, mida inimene jätab, siis sa tegelikult saad päris hästi aru, mis inimesele meeldib, mis talle ei meeldi ja kuidas seda ostma panna. Ja kas sa jälgid ka seda, et nende review'dele või arvustustele saab anda ka tagasisidet, et kui paljud teised kliendid nendega nõustuvad või mitte, et kas see on see, mida enamus kliendid arvavad, et jah, su tootega on hästi või halvasti või on see mingisugune statistiline äärmus? Sul tekivad mustrid, et kui sa ikkagi nii palju läbi töötad, siis tekivad mingid mustrid, mingid teemad korduvad ja see on, need teemad, mis korduvad, on head indikatsioonid selles, et midagi tuleb kas muuta või siis millele rohkem rõhuda. Kui palju sa ise selle kauba füüsilise poolega kokku puutud? Ma kujutan ette, et kui midagi müüa, siis seal tekib terve hulk nagu küsimus, et kas tehas jõuab mulle õigel ajal neid toota, eks ole, kuidas see asi saab kliendini, nüüd kliendil on mingi häda, nüüd ta tahab seda tagastada, võib-olla tal on mingi, ma ei tea, läks katki, garantii, võib-olla ta lihtsalt ei saa aru, kuidas seda asja kasutada, tal on tuge vaja, et seal on hästi palju sellised, kas see on kuidagi ära korraldatud või see ongi see sinu 9-9, et sa muudkui istud ja toksid ja vastad? Õnneks mitte, et õnneks Amazoni süsteem on selles mõttes nagu müüjale, turundajale väga lihtsaks teinud elu, et sa saad keskenduda müügile ja turundusele, et tegelikult enamus sellest raskest nii-öelda logistika, kliendi probleemide lahendus ja nii edasi, et tegelikult Amazon ära, mingi osa sa pead ise lahendama, aga tegelikult ei pea, tegelikult sa saad keskenduda turundusele ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks väga kiiresti Amazoni ettevõtted kasvavad. Aga kes siis lahendab selle kliendi probleemi, ta ütleb, et talle asi on rikkis, ma saan tagasi saata Amazoni enda töötajad? On kahte moodi, Amazon ja sina ise ka, et peamiselt meie proovime teha seda, et enamjaots ikkagi ise proovid lahendada seda probleemi ja suhelda kliendiga, sest sellest sõltub sinu review, aga tegelikult väga palju on ka seda, et näiteks inimene ei võtagi üldse ühendust, et ta lihtsalt jätab mingi halva kommentaari, saadab raha tagasi, ütleb, et ma ei taha seda enam ja siis Amazon tegeleb selle return'i ja kõige muuga. Aga tegelikkuses nagu see on hea, et selle välja tõid, et tegelikkuses Amazoni sellise müügi edu valem on väga suuresti just väga hea kliendile orienteeritus ja nii-öelda kliendi teenindus, et kui sa suudad teha palju paremini, kui inimene on harjunud saama kliendi teenindust, ehk siis näiteks tagastad raha ja saad tasuta toote veel peale ka, siis sul on suurem tõenäosus, et jätab sulle positiivse arvustuse. Ja olen ise olnud seal otsas, kus on kehv toode ja ülihea teenindus, soovitan alati pärast seda kõiki, et näete, jube hästi teenindati, võeti tagasi, maksti raha tagasi, kõik oli nii mugav minu jaoks, et kohe kliendina reklaamin seda. Kas sa ise oskad kõiki neid keeli ka, millest me siin rääkisime? Kahjuks ei, inglise keelt loomulikult. Need tutvustused sa kirjutad inglise keeles, kirjutad ise need tutvustused või? Meil on nüüd, alguses kirjutasin kõik ise, nüüd on selle jaoks copywriter, Saksa turu jaoks meil on meeskonnas tegelikult sakslanna, kes oskab väga hästi kirjutada saksa keeles ja prantsuse keeles ja siis niimoodi jaotad ära. Aga alustasid siis, ma saan aru, ise üksinda oma läpakaga kusagil ja inglise keele baasilt?
kulusid oli vaja kokku hoida, et ei jaksa maksta copywriterile $80 tunnis, et ta teeks hea teksti, et algus ikka ise proovid nagu parima sellest välja võluda, mis saab. Mis juhtub, kui Amazon tuleb Eestisse või koroonaviirus maailma halvab, sellest räägime pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund tagasi eetrisse, räägime edasi Amazonist ja olen lugenud selliseid kuulujutte viimasel ajal, et Amazon, kui mitte päris Eestis, siis päris Eesti lähedale tuleb. Jutud on siis Amazon näiteks Soomes avab oma maasaidi ja oskad sa mulle kui minu nagu ostja poole pealt, tarbija poole pealt öelda, kas see midagi muudab, et kui Amazon.fi oleks, ma ei usu, et Amazon.ee tuleb, aga kui fi tuleb, ta mul lähemal, kas võiks Eesti ostja jaoks muutuda toote valik, hinnastamine, transport kuidagi paremaks? Igal juhul, et ma arvan, et siis sellisel juhul, kui tuleb Amazon.fi juba, siis sellisel juhul kas peab väga kardinaalselt muutuma Eestis e-poodide hinnastus ja logistika või nad lihtsalt surevad välja. Sellepärast, et isegi praegult tuleb Saksamaalt mõnikord 2 või 3 päevaga kaup juba kohale. Mina väga tihti ostan ja Saksamaa ei ole isegi hea näide. Kui võimalik, ma ostan UK-st, sellepärast, et seal neil ei ole eriti muud varianti, kui nad peavad panema lennuposti. Ja siis see on mul 1 maksimaalselt 2 päevaga tegelikult on kontoris. Saksamaal see Expedited, see kallim, kiirem checkout võib ikkagi mõnikord tähendada, et see asi tuleb rekkaga läbi Poola ja Leedu ja läheb kauem aega, aga Suurbritanniast ei ole ebatavaline, kui ma olen, ma ei mäleta, kas ma päris järgmisel päeval olen, aga ülejärgmisel päeval ma olen kindlasti saanud kaupa kätte. Vaata kui hea tipp, et aga väga hea tipp kusjuures, et peab ise kasutama. Ma lihtsalt nagu kutsun üles mõtlema selle peale, kui tuleb Amazon.fi ja sul on tasuta 1 päevaga kohale, siis ma ei näe nagu põhjust, miks peaks muudest kohtadest siit Eestis nii väga palju enam ostma, kui sa saad odavamalt tasuta kohale kiiremini, et väga palju peab muutuma, et konkurentsis püsida. Aga miks tasuta? Amazonil on ikka ju, ma tean, et Amazon Prime on USAs väga popp, et ma maksan aastatasu ja siis kogu aeg on tasusta tellimus, aga tavalist toodet vaadates mul 5, 6, 7, 8, 9, 10 eurot on kohale toomine. Ja kui see Prime on, siis ongi tasuta. Ja, et Saksamaal näiteks on ka Prime olemas ja näiteks Austriasse saatmine on ka tasuta. Aga lihtsalt Eesti on nii kaugel, et see veel ei ole, aga kui peaks Soome olema, siis ma eeldan, et see Prime mingil hetkel laieneb ka siia kandi. Ja siis on Eesti e-kaubandusega nagu suur kirves peal. Ma ei tea, ma ei ole Eesti e-kaubanduse poolt sinna maailma sisse vaadanud, aga kliendina küll olen. Ja mingi põhjus sellel peab olema, et kui ma tellin endale kaupa Tallinna, ma ei tea, sisuliselt nagu Mustamäelt Kalamajja, siis mul võib minna mingisugune 4-5 päeva. See ei ole okei minu arvates. Seal on mingisugused suured probleemid on kuskil selles logistikahelas sees ja ma täpselt ei tea, mis need on. Sekretär Ülle on, kes võtab vastu su PDF-i. Ma ei tea, ma arvan, et kogu see ahel on lihtsalt üles ehitatud niimoodi, et iga tüüp seal võtab päeva või 2, et oma liigutus ära teha. Lisaks selline huvitav fakt, et USAs arendatakse välja ka drooniprogrammi praegult ja kõige kiirem delivery on 8 minutit ja 41 sekundit laost kliendini. Võimas. Ma korra küsin seda, et Henrik, sa tellid väga palju asju Amazonist. Kui palju sa vaatad seda brändi, et sa ostad teada-tuntud kaupa, suur tootja, mitte et sa ei vali mingit toodet. Mul on vaja mingit kodust, ma ei tea, majavedamist tarvet ja võtan lihtsalt hinna järgi. Vaata, aga on palju asju, mille puhul bränd ei ütle sulle praktiliselt mitte midagi. No, kui ma ostan, ma ei tea, jalatseid või arvuteid või siis ma tean, eks ole, enam-vähem, mis see bränd on ja mida ma ostan, mida ma ei osta, aga mis ma ostsin, see mingi toidutermomeetri näiteks. No see, mis sa torkad lihatükki sisse, et näha, mis see temperatuur seal keskel on. Ja neid, samamoodi mis ütled, neid on identseid, on seal 10 kaupa. Erinevad brändid on kõik, aga toode on sama, ma näen, disain on sama, värvid on samad, jutt on erinev. Ja siis ongi väga raske valida, et siis sa ostad kas hinda või vaatad enam-vähem tagasiside järgi, et mitu punkti mingile poele on antud, et siis ma ei tea, ikka on parem tunne osta 5 tärni tüübi käest kui 3 tärni tüübi käest. Ja sina optimeeridki neid tagasisidet ja tärne, jah? Põhimõtteliselt see ongi see, mida Amazoni müüja minusugused teised müüjad teevad, et ongi väga palju kaubad tulevad laias laastus ühtedest samadest kohtadest ja lihtsalt erinev brändiga, erinev värv, aga taga on lihtsalt erinev müüja, kelle töö siis ongi see, et jõuda ettepoole, teha ahvatlevamaks tooteleht ja siis
teha sulle nii hea teenindus, et sa jätaksid hea review. Kus sa ise oma kaupu reklaamid, kas sa nüüd väljaspool Amazoni ka kasutad mingisugust turunduslahendust, bännerid, foorumid, ma ei tea mis? Siiamaani ei ole vaja olnud, et siiamaani on Amazonis kasv eelmine aasta juba kuskil 2 miljoni käibe juurde ainult Amazoni pealt, et saab väga hästi seal kasvada. Et inimesed lähevad ise sinna otsingukasti, trükivad, mis iganes see on, mida sa müüd. Täpselt. Ja siis sinu ülesanne on seal esimeste seas välja tulla ja paista hea välja. Meil on paar minutit tegelikult saate lõpuni aega, ütle, mis juhtuma hakkab, kui koroonaviirus ajab inimesed hirmu täis, nad julgevad tööle minna, tehased seisavad Hiinas, aga Amazon on nagu siuke eluallikas meil üle kogu maailma. Kas Amazonis äri jääb seisma? Vot see, ma ise arvasin ka, et mingil hetkel need laod peavad tühjaks saama, aga viimased uudised tegelikult näitavad seda, et praegult nähakse väga-väga palju vaeva Hiinas sellega, et ikkagi töölised tööle saada, jagatakse maske, on eraldi hotellid, kuhu pannakse inimesed karantiini, kellel on kahtlused, et on koroonaviirus ja nii edasi, et kui 17. veebruar oli statistika, et keskmiselt 15-25% tehastest ainult töötas või töölistest oli tehastes tööl, siis arvatakse, et järgmise nädala lõpuks peaks juba enamus tootjad olema tagasi 60-70% võimsusel. Nii et Amazon teenindab, ühesõnaga, kui meil on lokaalsed paanikad, mida ma siin täna hommikul vaatasin erinevates USA osariikides, ostetakse ära konservid ja WC-paber, siis Amazonist saad sa ikka neid elusvajalikke asju, kuskilt mõni kaupmees neid tarnib. No juhul kui täiesti ära ei kuku tarnimine, siis põhimõtteliselt ikka saab. Et nüüd on lihtsalt küsimus selles, kas suudetakse piir panna sellele või mitte. Et praegult tundub, et natuke nagu on suudetud Hiinas ja nähakse vaeva, et inimesed uuesti tööle läheksid, aga kui midagi uus puhang toimub, et siis on võib-olla tõesti väga suur jama käes. Palju sinusugused Eestis on umbes neid inimesi, kes istuvad Amazoni ja vahendavad kaupa ühest maailma otsast teise? See on väga hea küsimus. Amazoni Eesti grupis on meil kuskil peaaegu 1700 inimest. Elukutselisi müüjaid, nagu mina olen, ma arvan, meid on umbes 20-30, lihtsalt huvilisi mõni 100, et näiteks ka me siin teeme iga kevadist Amazoni konverentsi, mis toimub maikuus. Eestist ette või? Eesti konverentsi. 20-käsi tulete kokku? Ei, eelmine aasta käis meil kusjuures 270 inimest, nii et nendest enam kui pooled olid midagi juba teinud Amazonis ka, ehk siis huvilisi on ja tundub, et nagu jätkub ka ja aina tõuseb. Väga vinge, aitäh seda maailma meile tutvustamast, soovin palju edu ja digitundi tagasi eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.